Tere tulemast siis Lapikute Java 3. koolitusele. Et nagu tahvli pealt näha, me hakkame midagi sarnast tegema. Me ei piirdu nagu ainult kujunditega. Et kui me täpsemalt vaatame seda programmi, siis me saame näiteks siit ringi liikuda ja vaadata, et kogu see asi oli tegelikult üks suur sein lihtsalt, mille taustal siis meie see LAP pöörles. Sükene nagu lihtne essentials in building first person nagu stuff. Tegelikult see oli selline. Selle võiks Mind Games'ide sinna filmi üles saata. Okei. Aga sama jutt siis, mis eelmine kord Java koolis number 3. Tegemist ei ole jälle ametliku TTÜ koolitusega, ei saa ainepunkte selle eest, ei kaota ainepunkte selle eest. Ja koolituse viivad siis läbi lapikud. Meil on Erik Soekon, meil on läbiviija, uhke lapikute liige. Et täna me hakkame siis vaatama nagu, mis asi on TEP-tessi. Eelmine kord me tegime 2 teed ja seal meil sellist asja vaja ei olnud. Aga täna räägime sellest. Siis me joonistame 3D kujundeid. Vaatame, kuidas käib vaatamine. See on otseses mõttes ringi vaatamine. Siis me teeme liikumist ja me teeme tulistamist ka. Et kui te nagu sellest matemaatilisest poolest aru saate, siis põhimõtteliselt edasine nagu tegevus ei ole enam keeruline. Põhimõtteliselt otseselt ei õpeta teid nagu mängumootorit kasutama, vaid rohkem nagu mõtlema niimoodi, et kuidas nagu mängumootorit teha. Sest kui te sellest aru saate, siis kõik missuguse mängumootori kasutamine on juba suht lapse mäng. Nii. Mis veel? Rohkem ei olegi. Nii. Mulle ei meeldi teooria. Ülikoolis on kahjuks ainult üks õppejõud, kes minuga nõustub. Nii. Ma loodan, et kõigil on olemas selline asi nagu Jogoli projekt. Näete kõrval siin. Siuke asi, kus on siukseid hästi palju jar-faile sees. Kui kellelgi seda ei ole, siis teil tuleb see kõigepealt netist alla tõmmata, lahti pakkida, see zip-fail. Ja seejärel, kui te olete selle ära teinud, siis Eclipse'is on siukene asi nagu file ja import. Siin te ütlete, et existing projects into workspace ja seejärel teile palutakse anda, kus on selle projekti root directory. Ja siis te juba rõõmsalt liigute sinna. Minul peaks ta olema workspace ja game on siin, kus Jogol on. Vaatan, kus ta on. Kurat. Okei, pole vahet, igatahes saite aru. Näed, minul on Jogol on sellise koha peal. Need on praegu need Git repod. Nende pealt võin põhimõtteliselt öelda. Downloadis lingid on Facebookis ürituse postitus. Jah. Ja kes on meie meililistis, siis te saite meili ka, kus on siis link olemas. Nii, kui Jogol on olemas, siis hakkame vaatama seda programmi, mis on see minimaalne 2D programm. Ja siis hakkame seda 3D'ks tegema. Meie minimaalne 2D programm on siis meil tund 3, kus meil on main class, kus tehakse siis see põhiline nagu aken valmis, millest me eelmine kord rääkisime, ja antakse meile keel event listener. Keel event listener siis meil on siin üks selline asi. Ja kui me selle käima paneme, siis ainuke asi, mida ta teeb, vabandust, vale programm. Seda see päris ei tee, see on natukene nõrgema võitu asi. Et siis teeb meile lihtsalt nagu akna, kus on üks see kolmnurgakene. Väga fun. Nii, et asja üldse 3D'ks teha, on meil tarvis vaja võtta meie artist.java lahti ja nüüd me hakkame mängima meie init funktsiooniga. Et maini me ei puutu, selle me rääkisime juba eelmine tund ära, mida üks või teine asi seal teeb. Nii, antud juhul, mida me teeme, me lihtsalt nagu määrame ära enda nagu selle tagatausta värvi. Aga nüüd meil on vaja alustada sellise asjaga nagu depth testing. Et kui me OpenGLis joonistame midagi, siis see on enam, ja meil depth testingut ei ole, siis see on enam vähem nagu loobiks värvipaberid laua peale või niimoodi. Mis esimesena maha kukkus, jääb ka kõige alla. Ja mis kukkus viimasena, jääb ka kõige peale.
nüüd aga kuna meil on kolmedimensiooniline ruum, siis me ei taha sükest asja teha, sest see näeks lihtsalt väga rõve välja. Ja tõenäoliselt mõned asjad jääksid üldse varjatuks. Ja depth-test ongi see siis, mis nagu uurib välja, kus nagu kaamera suhtes tegelikult need objektid on, mis teeb vastavad arvutused. Nii. Kuna mul täna läksid märkmed meelest ära, siis ma võtan vanast projektist, kus siin on 11. Nii. Shape, kus meil on nüüd. Display, minute. Aha. Esimene asi ongi siis, et teeme niimoodi, et kogu selles ulatuses keel clear depth on artisti lahti ja teeme puhtaks nagu selle sügavuse või niimoodi. Ja siia kirjutamegi siis keel clear depth. Paneme 1.0 f, see tähendab, et nüüd täies ulatuses, me teeme depth testi nagu kogu maailma ulatuses. Nagu mitte midagi ei jää meie kõike nägeva silma eest varjatuks. Nii, järgmine asi, mis me peame tegema, me peame ütlema, et me nagu reaalselt depth testime. Ja, me nüüd märkisime ära, et kogu maailma ulatuses, aga nüüd me ütleme, et me reaalselt ka teeme depth testi. Ja selleks me paneme keel enable. Vabandage, ma ei saa täna Eclipse'iga eriti hästi läbi. See on selline love-hate relationship. Nii, ja nüüd meil on selline asi, mis see oli? Kas ta oligi nii või? Näed, keel depth test. Kõigepealt teeme depthi puhtaks ja siis ütleme, et davai, me hakkame depth testima. Ja nüüd, kuna sellises programmeerimises on väga palju lisaparameetreid, siis meil on järgmine asi, me ütleme, millist depth testi me teeme. Ja antud juhul me teeme seda L-equal. Ma nüüd päris täpselt ei mäleta, mis see oli, aga me jõuame selle nüüd kindlasti mingi hetk. Mis ta nimi oli? Depth function. Nii, funktsiooni järgi me hakkame depth testi tegema. Äkki naerge midagi. Ma ütlen, et inimesed, kes sükest initsialisatsiooni koodi pähe õpivad, on peas segi. Sellepärast, et teie aju ei ole, või teie pea ei ole fenomenaalne või nagu prügikast või niimoodi, sinna ei ole mõtet igasugused asju toppida. Tavaliselt süke asi lihtsalt tõmmake kuskil veebist maha. Nii, nüüd kui me oleme öelnud, et me hakkame tegema sellise funktsiooni alusel depth testi, siis meie järgmine asi on see, et me tahame oma perspektiivi natukene kujundada või niimoodi. Ja see oli, jah, sükene asi, keel hint. Perspective correction, jah. Nii, anname nagu natukene vihjeid või niimoodi. See on nagu läheksite õhtul ööklubisse või midagi, hakkate vihjeid jagama niimoodi. Keel hint, nii. Mis asi see oli? Keel. Nii, me ärskenda mälu jälle. Perspective correction hint. Perspective. Anname. Siin ongi. Keel 2. Keel perspective correction hint. Ja mode. Jumala eest, kui meil on valida, siis valime ikka kõige kenama. Keel nicest on meie valik. Siis põhimõtteliselt teeb nagu see perspektiiv või see nagu tunnel vision, millega me vaatame. Teeb selle nii kenaks. Kenaks, ma ei oska seda sõnades väga väljendada, küll te näete. Ja küll te näete, mis juhtub, kui me selle siit ära võtame. Nii, ja meie viimane asi, mis me tahame teha, ma tahan natuke color correction'it ka teha. Nagu kasulik. Meie shader model. Sellega me natukene, tehniliselt värvime värve. Nii. Mis ta oli ja see oli smooth minu arust. Nii.
meil on siuksed ilusad värvid või niimoodi. Mis sa tahad? Shade model, sorry. Natuke läks lappesse. Nii, ja nüüd põhimõtteliselt meil on nagu see depth-testi värk on põhimõtteliselt kõik olemas. Sellest tegelikult piisab, et nagu see sügavuse kontroll ära teha. Ja nüüd meil oleks nagu, kui meil kaamera on olemas, meil oleks kaamera operaatorit ka vaja. Ei tõsiselt, meil on kunstnik, meil on kaamera operaator, põhimõtteliselt klient. Ja nüüd me teeme ühe muutuja juurde siia artist classi. See on private, GLU suurte tähtedega. Nimetame ta lihtsalt GLU-ks. Ja loomulikult meil on vaja ta siis importida JavaX Media OpenGL GLU. Ja temast põhimõtteliselt saab meie nagu kaamera operaator või nii. Ja nüüd me teeme uue GLU ka endale siia. Sellest täiesti piisab. Ja nüüd meie kaamera operaatorile me ütleme, kuidas sa vaatad. Nagu perspektiivi vaade või niimoodi. Ja seda me ei saa initsialisoonis teha. Selle me hakkame reshape'i puhul tegema. Selleks peaks olema kõik. Jep. Nii. Ja initialize on nüüd see, kui OpenGL läheb nagu esimest korda käima või nii. Nüüd meil on järgmine tore aken. Display puhul ma loodan, et kõik mäletavad, et siin toimus joonistamine ja meil on reshape. Nii, reshape on selline huvitav funktsioon. Ta käivitub iga kord, kui me akna suurust muudame. Näiteks, kui see asi oleks OpenGL'is tehtud. Tule siia. Nii, kui ma teen sellist polli, siis reshape funktsiooni lihtsalt lastakse läbi praegu kogu aeg. Ning reshape funktsioon käivitub ka akna esimesel kord, kui aken muutub esimest korda nähtavaks. Mis tähendab, et see on see moment nüüd, kus me tahame paika panna oma kaamera. Nii, kõigepealt, minu arust meil tuli arvutada aspect ratio. Display, reshape. Esmalt meil on GL vaja välja tõmmata. See drawable, mis meil siin on, tahame GL2. Teeme GL. Nii. Meil on see GL olemas, millega me tahame kõigepealt, millega me hakkame opereerima. Kõikides nendes funktsioonidesse drawable tõmbame GL8. Nii, nüüd meil on vaja kätte saada, minu arust aspect ratio oli. Jaa, täpselt. Nii. Kõik on kuulnud monitoride resolutsioonidest, ma loodan. Mingisugune 1028 korda midagi muud, mis iganes. Point on aga see, mida vaadatakse, on kui palju sõltub kõrgus nagu laiusest. Mis on nende kahe suhe või niimoodi. Ja meie asi ongi see, et me tahame endale teha sellise muuta nagu double. Ja see on meie aspect. No mis see on? 3-4-le, 16-9-le. Need numbrid peaksid tuttavad olema. Ja see on meil laius. Siis me saame minu arust siit. Jagatud kõrgusega. See saab olema meie aspect. Meil on vaja seda teada, et me paneksime kaamera paika. Et kaamera nagu võtab arvesse ekraani suurust, ta ei hakka nagu niisama korraldama asju. Ja üks asi veel, et mitte mingil juhul me ei taha jagada nulliga. Mis tähendab seda, kui height, ütleme niimoodi, et väiksem võrdne nulliga. Kui height on 0, väiksem võrdne, siis paneme ta vähemalt 1 peale. Sellepärast, et nulliga jagamisel kõik teavad, tekib anomaalia. Nii, järgmine asi nüüd, kui aspect on olemas, siis, meil on vaja paika panna meie viewport. Meie viewport
on nagu see, et kui suure osa ekraanist me katame enda kaameraga või niimoodi. Selle kirjutame siia sellise asja. Keel viewport. Ja see on nüüd ülevalt nurgast. Kui te mõtlete nagu ekraani või niimoodi, see, mis kõige üleval on 0,0 koordinaatidega. Ja see, mis siin all on, see on nüüd laius ja kõrgus. Need ekraani reaalne laius ja kõrgus. Meie tahamegi, et see käiks meil nagu üle ekraani, meie viewport. Või vähemalt üle akna, kuna meil antud hetkel jookseb see asi aknas. Nii, kui meil on nagu kaamera paika pandud, siis nüüd vist tulebki see tunnel vision. Ai, veel mitte. Me peame ütlema oma matrix moodi. Nii, et keel matrix. Keel matrix ongi põhimõtteliselt see asi, kuhu me joonistame. Meie maailm, mida me tunneme. The matrix. Welcome. Meie ütleme, et ta on, mis ta oli? Meenutan jälle. Keel projection. Projection. Inglise keel on kehv. Andke andeks. Nii, üks see on. Nii, me teeme oma maailma ära. Ja nüüd, kui meil maailm on tehtud, siis me peame maailma nagu algväärtustama või niimoodi. Või panema tagasi nii-öelda nagu factory settingud. Selleks on selline asi nagu GL load identity. See paneb nagu maailma basic settingutele tagasi, et kui te kasutate GL translate F-i või rotate'i, et oma kujundeid pöörata või kuhugile mujale liigutada, siis load identity'ga saate alati need õiged settingud tagasi, et seda võib display funktsioonis ka täiesti vabalt välja kutsuda. Ja täitsa soovitan teha. Nii, ja nüüd hakkame tunnel visionit tegema. Jep. Nüüd mäletate, tegime endale sellise muutuja nagu GLU. Nüüd me ütleme oma perspektiivi. Perspektiiv. Nii. Meie esimene parameeter on see, et mis nagu laiuses me tahame näha. Nagu kujutate ette kaamerat või niimoodi. See vaateväli on alati ju V-kujuline. Nüüd meie tahamegi öelda, et mitu kraadi see V on. Antud hetkel võiks näiteks panna 45 kraadi. Võime 70 ka panna, see näeb päris kena välja tegelikult. Nii, Z near, mis on nagu meie kõige lähim punkt nagu kaamerale ja nagu lähim kaugus kaamerale, mida me nagu välja renderdame või niimoodi. Ja ma usun, me võiksime 0,1 peal seda teha. Ja meie kõige kaugem, mida me välja renderdame, võiksime siia, võttes arvesse, et kõigil inimestel ei ole väga võimsad arvutid, siis paneme 100 F igaks juhuks. Nii, see on olemas. Aha. Ja nüüd me muudame oma matrix moodi veel korra. Ja paneme ta sellisele asjale nagu model view. Oi. Keel model view. Ja nüüd teeme jälle reseti. Sellepärast, et noh, meil on vaja algväärtustust. Nii, olemas. Nüüd, ma loodan, et kõik jõudsid selle kaasa kirjutada siiamaani. Ja nüüd on meil selline asi, et põhimõtteliselt nagu kõik, mida meil on CP-mael või? Pole hullu, ma panen Giti ülesse selle. Võta lihtsalt see GitHubi link lahti ja saad sealt lugeda juba ja kopeerida. Ei veel mitte, ma lasen selle asja käima ka, et veenduda, et see asi sai nagu õigesti paika. Ja nüüd ongi see, et nüüd meil on põhimõtteliselt nagu kõik olemas. Et nagu tegelikult see asi nagu 3D-sse luua. Kui me ta käima paneme,
nii. Jaa. Me joonistame. Praegu kui me joonistame kahedimensiooniliselt. Seda ei tohiks olla. Teeme, et me joonistame kolmedimensiooniliselt. Paneme igale ühele set-koordinaadi ka juurde. Ja nüüd on see, et kuna me joonistame siin üksjagu veel muid asju, siis ma ei taha, et see joonistamispunkt oleks nagu kaameraga samas punktis, mis ta on praegu. Sest mäletate, me ütlesime, et kõige lähedam asi, mida me välja joonistame, on 0,1 f-i kaugusel, aga see reaalne kolmnurk on neist praegu mingi 0,0000 midagi kaugusel. Seda joonistate välja. Ja selleks me teeme sükse asja nagu GL. Translated kõlbab küll. Nii. Alumine. Ja ma tahaksin liigutada meie vaadet ekraani sisse. Paneme näiteks -10 siia. Nii. Ja nüüd me peaksime nägema seda juba. Mis sul viga on? Punast ei saa ikka olla. Punast peaks nägema. Nii. A moment of your time. Nii, siin jääb midagi. Display. Siit tuli viga sisse. Puhvrid. Kui me hakkame joonistama, siin me teeme algul selle color puhvri teeme puhtaks. See on see, et kus põhimõtteliselt nagu graafikakaart saab kõik oma need värviväärtused kätte, mida ta peab ekraanile joonistama. Aga meil on üks puhver veel ja see on meie depth testingu puhver. Ja arvake ära, me ei teinud seda puhtaks. Depth buffer bit on see, mida me tahame eemaldada. Nii, mida sa nüüd teed? Noh, punane kolmnurk täiesti olemas. Nii. Tegelikult on jõle väike, ma toon natuke lähemale. Panen näiteks -5. Noh, veidike parem juba. Nii, ja kõik nüüd veenduksite, et see, mida ma teile näitan, reaalselt ka on 3D, siis ma lihtsalt panen selle asja pöörlema. Selleks ma kirjutan GL rotated. Me võiksime ta nagu jätkuvalt pöörlema panna. Juhul ma arvan, et võiks nagu nurga juurde teha. Et võtame nagu kõige ülesse, kus meil on GLU, mille me tegime nagu ennem. Saaksime kaamera operaatoriga nikerdada. Ja siia teeme ühe tabuli juurde, mis on meil angle. Ja tema on 0, kui programm pihta hakkab. Nii. Loodan, et nurk sai kõigil kirja. Nüüd läheme oma display funktsiooni juurde tagasi. Muudame seda, rõhutan uuesti üle. Siia me paneme angle'i ja nagu me angle'i sisse kirjutame, siis me ütleme, et me paneme talle ühe juurde. Ja niimoodi lihtsalt ketrame seda. Nii, ja meie rotate funktsiooni juures nüüd teeme niimoodi, et ümber X-telje see asi pöörleb, ütleme täiesti. Y-telje ümber, Y on meie kõrgus, kui me nagu ekraanile vaatame. Siis ta pöörleb umbes, no võtame natukene väiksemate protsentidega ja Z-telje ümber. Z-telg siis tuleb meil ekraanist välja. Selle ümber pöörleb, noh, nii ja naa. Salvestame ära, paneme käima. Ja me reaalselt näeme nagu, kuidas see asi nagu näeb välja 3D ruumis absoluutselt iga nurga alt.
ma vist seda ei rääkinud, aga ma igaks juhuks räägin üle selle Z-telje. Z-telg ongi see, mis läheb nagu teie ekraani vahele. Põhimõtteliselt, kui te tahate ekraani sisse minna kaugemale, siis Z-telg läheb väiksemaks. Tehke ma Z-väärtus lihtsalt väiksemaks, nad lähevad kaugemale ekraani sisse. Kui te tahate, et tuleksid lähemale teile, siis tõmmake Z-väärtust suuremaks ja siis kujundid tulevad teile lähemale, nagu mina tulen teile lähemale. Väga lihtne. Nii, nüüd nagu et demonstreerida teile, miks nagu modelleerimisprogramm on jõle hea mõte, siis joonistame ühe kuubiku. Et kuubik. See on nagu jumala kingitus. Okei, nii hea päev. Kui meil on nagu kuubik või niimoodi, see on mingisugune islamistide poolt kingitud, vist ei tööta väga hästi. Nii, meil on kuubik. Meil on ristaukas, mõtleme sellest nagu niimoodi. Siis ristaukad. Kui me tahame OpenGLis joonistada, siis meil peab olema kõik 8 punkti, mis siin on olemas. Igal 8 punktil on 3 parameetrit, kokku 24 väärtust. Elu sees ma ei hakka seda käsitsi trükkima või niimoodi, me teeme ühe funktsiooni valmis lihtsalt. Et nagu mugavalt joonistada ristkülikut, mis lihtsalt nagu on maaga samal tasapinnal või niimoodi. Meil on vaja põhimõtteliselt 2 punkti. Meil on vaja, ütleme, et ma võtan niipidi. Meil on vaja seda nurka siin ja seda nurka siin. Ja nad on nagu diagonaalis. Võtame 2 diagonaali nurgad. Saame nagu ilusti kätte selle. Põhimõtteliselt, kuna kuubik on ristküliku erijuht, siis meil on targem teha ristkülik. Nii, teeme see ristküliku endale. Paneme siia kohe natukene juurde. Teeme uue funktsiooni. Cuboid on inglise keeles ristkülik. Nii, kui me seda joonistama hakkame, siis kõigepealt meil peab olema meie GL-objekt, mille alusel me üldse seda joonistame. Me tahame enda x-koordinaate. x1, 1 ja z1. Need kuuluvad nüüd meie sellele esimese nurgale. Nii, mis tööd? See on meie teine punkt. Juhul, kui keegi tahab vaadata, siis näeb. Nii. Ja loomulikult teine ka. Nii. Selline meie kuubiku joonistamise funktsioon. Jaa, lubasin, et kui me saame selle asja nagu alguses tööle, siis ma panen selle gitti ülesse. Ma igaks juhuks teen ka seda. Selge, kuna neti praegusel hetkel ei ole, siis läheb pärastpoole ülesse. Aga ma luban, see läheb. Täna õhtul millalgi. Nii, siis esimene asi, kui me hakkame kuubikut joonistama, siis meie kuubik ju risttaukas või mis iganes koosneb ju ristkülikutest, 6 ristkülikust. Ja siis järelikult me hakkame 4-nurkasid joonistama. Ütleme, et GL.GL, see oli begin. Ja nüüd me ütleme siia quads. Siin läheb lõppkirja. Kindlasti me peame oma joonistamisega lõpetama. Siis kirjutame siia lõppu GL-end. Meil nagu midagi märkimata jääks. Nii. Ja seejärel võiksime esimesena joonistada peamise osa. Tule.
nägemist. nii. Esimene asi, joonistame põhimõtteliselt punkt 1. See oli GL Vertex 3D. Ja siia lähevad meie esimese punkti koordinaadid sisse, see on esimene punkt, mida me puudume nagu. Ei olnud eriti keeruline. Järgmine. Nüüd set jääb meil igal juhul samaks, sellepärast me joonistame seda pealmist nelinurka, mis meil on nagu sellisel tasemel. Nüüd on lihtsalt see, et liigume esimesena Y jääb samaks. Seti me hakkame muutma. Teeme niimoodi, et meil liigume mööda X telge, et meie X jääb samaks ja seti muudame 8. Nii, järgmine. Ma pean lihtsalt kopeerima. Nii, kui me oleme nüüd mööda X telge edasi liikunud, siis me tahame liikuda mööda Z telge, ehk meie Z jääb samaks ja meie X muutub. Ja nüüd me tahame tagasi tulla ja teeme sellise variandi. Nüüd liigume jälle mööda X telge tagasi ja nüüd jõuame jälle nagu meie otspunktide niimoodi. Teeme selle ringi peale. Saame algul tulema siit, ekraani sisse. Pidime liiksime. Ja, söötsime siia, söötsime siia lõpuks. Nii, kui ma nagu selle asja reaalselt... No me võiksime oma siia nii, kas tööle? Nii, ja me võiksime siin nagu selle asja välja kukutseda. Mis punkt? Draw cuboid. Nii, GL läheb kaasa nagu ikka. Mis meie ülemise punkti koordinaadid võiksid olla? Nii. Teeme niimoodi, et meil on nagu teeme kuubiku. Küljepikkusega 2 F-i. Mis tähendab, et meie ülemine osa peab olema -1. Sellepärast, et kui me ekraani vaatame, siis siinpool on X miinuses ja siinpool on X plussis. Seejärel meie Y-väärtus peab olema 1. Sellepärast, et ülevalpool on X suurem kui allpool. Ja meie Z-väärtus, kui ta on meile lähemal, siis ta on suurem, mis tähendab, et siia paneme 1. Nii, ja teised 3 väärtust on täpselt vastandid. Siia läheb 1. Y on all miinus. Ja Z tuleb ka meil miinuseks. Nii. Ja nüüd me peaksime nägema juba oma raske töö esimesi vilju. No nii. See on juba natukene parem. Nii. Paneme siis järgmise paika. Nii. Järgmisena, kuna meil on ülemine osa on olemas, me võiksime oma alumise osa joonistada. Sest alumine osa on lihtsalt see, et me vahetame Y-id ära. Nii, kopeerisime ploki ära. Kõik Y1 tegin Y2. Panen käima. No, nüüd meil on 2 sellist ilusat platvormi. Usume me selle kuubiku nagu teha natukene värvilisemaks ka või niimoodi. See alumine osa, mis meil on, selle võiks panna teist värvi. Kell. Pärast on lihtsalt mõnusam jälgida, mis asi kus kohas on. Punane meil juba on. Rohelist meil veel ei ole, selle paneme peale. Sinise jätame ka nulliks. Nii, nüüd kui meil see on olemas, nüüd hakkame külgi joonistama. Esimese asjana me võiksime joonistada meiepoolse külje. Mis tähendab seda, et meie Z on konstantne ja me opereerime ainult X ja Y-ga.
põhimõtteliselt võib rahulikult selle asja plokki võtta, ära kopeerida ja hakkame muutma. Nii, alustame jälle meie ülemises punktis siin. Kõik on näed. Seejärel, kuna meie setid jätame kõik konstantseks, seejärel me võiksime liikuda siit punktist mööda X teedme siis. Kus oleme? Ma liigun alla hoopis. Nii, liigume teise kohta. Seejärel sealt võiksime alla sõita nüüd. X koordinaat jääb samaks, Y muutub. Ja kokkuvõttes, kui me oleme all, siis võiks jälle nagu horisontaalis sõita. Nii, selline peaks olema. Ja kombinatsioon on erinev. Tahaks selle külje värvida siniseks, ma arvan. Paneme nii. Nii, laseme käima, vaatame, kas saime pihta asjale. Ja, midagi nii enam-vähem. Mulle meeldib, kuidas see välja näeb. Sul on mingid räveda terrorid. Kui sa hakkasid joonistama siin, kas sa kirjutasid keel quads siia? Kui sa joonistad siin keel triangles, kas sa keel end kirjutasid? See on display funktsioonis see asi. Sa võid selle välja kommenteerida, vaadata, mis siis juhtub. Iseenesest teine asi on see, et kui sa siin nagu panid oma koordinaate, siis sa võisid nagu risti panna. Siis saad kikilipsud. Ei ole sama, sul on raudselt, sul on paar rida on ära vahetses. Sul on see, et vaata, kui sa liigud nagu niimoodi, sul on siin mingi punkt, liigud siia, siia, siis saad endale selle tavalise ristküüliku. Küll aga kui sa hakkad siit, liigud alla, nii ja nii, siis saad endale kolmnurga. Sa liigud nii tõenäoliselt. Et minu soovitus on see, et liigute ühte koordinaati korraga. Ja nüüd me tahame teha selle külje, mis on meist kaugem, aga samuti meie poole. Põhimõtteliselt jälle vahetame lihtsalt setid ära. Võtame selle siia. Paneme kahed. Set ühte tasemel, paneme kahed. Ja seda ma sinisena näha ei tahaks, ma värviks selle näiteks kollaseks. Nii. Loodan, et selle väikse vangenduse jõudsid kõik ära teha. Nii, kui paneme tööle, peaksime nägema jälle midagi. No nii, 4 külgi on olemas, 2 veel, tehniliselt 1 veel. Arvutis saab õnneks kopeerida. Nii, nüüd meie järgmine asi, mis me teeme. Tahame joonistada seda küljepealset külge, mis meie poolt jääb nagu niimoodi siia külje peale. Mis tähendab, et meie Y-id on konstantsed. Aga ma tahaksin seda külge esimesena joonistada, siis ma saan jälle alustada 1, 1, 1 pealt. Siis võtame selle. Nii. Esimene punkt on jälle punkt 1. Nüüd ma tahaksin liikuda, jätame kõrguse samaks. Kõrgus jääb nii samaks. Sorry, nüüd me mängime Y peal. Ei, X jääb samaks, sorry. Näete, kui confusing on. Oleks meil modelleerimisprogramm, oleks asi tehtud juba. Nii, okei, alustame jälle punkt 1. Nüüd meie kõrgus jääb samaks ja liigume set-teile peal. Seejärel meie kolmas punkt on niimoodi,
me vahetame oma kõrguse ära ja ZL jääb ka 8 ja Z jääb 8. Ja nüüd meie viimane punkt on see, meie kõrgus on endiselt 2 ja meie Z on 1. Siis me saame oma selle nelinurkse liikumise ära teha. Ja ma usun, et selle eelviimase külje võiks seda värvi värvida. On alati huvitanud, mis värv see on. Nii, ma loodan, et kõik said. Nii, tuleb välja, et see on helesinine. No näed, me tegime pange põhimõtteliselt endale või kasti, siia sisse saaks asju panna. Nii, ja teeme siis viimase külje ka ära, et see oleks ilusti kinnine. Ja värvivalikus on alati huvitanud, mis värv see on. Ja kuna tegemist, nüüd meil on X-telg see, mis on konstantne, siis me nüüd paneme kõik oma X-id 8. Lähme ühe võrra edasi. Nii, proovime ta nüüd käima lasta. Ja voilà, on olemas nagu täiesti normaalne kuubik. Pöörled ka mingil määral. Ning mäletad seda reshape funktsiooni, mida me kasutasime? Vaadake, kui ma teen niimoodi, siis kuubik jääb endiselt oma suurusesse. Reshape funktsioonil näed, võtab natukene aega. Noh, hüppa. Nii võttis natukene aega, et nagu ümber arvutada asi. Noh. Okei, jooksis kinni, ma nägin siin mingi error message log juba läks. No näed. Nii, igatahes point on see, et ta jääb nagu enam-vähem oma suurusesse. Kui meil eelmine kord oli see snake, siis meil oli ju see, et mida laiemaks me ekraani tõmbasime, seda piklikumaks ka meie ruudud läksid. Ja selle eest hoolitsebki kogu see kraam, mis me siia reshape'i viskasime. Perspektiiv koos nende matrix mode'idega. Ja selle matrix mode'i me tegime ainult puhtalt selleks, et nagu perspektiiv istuks. Tegelikult me kasutame model view'd. Nii, nüüd oleks siis järgmine asi, ma liigutaks selle asja, ma näitan teile veel midagi. Mäletate, me tegime depth testing, mäletate, ma eelmine kord rääkisin, et muidu me viskame lihtsalt nagu värvilisi pabereid lauale, mis alla jääb, see jääb alla, mis alla jää, see jää alla. Äkki kommenteeriks depth testingu välja ja vaataks, mis reaalselt juhtub. Ma ei ole depth testi teinud ja nüüd peaks juhtuma selline asi. See on nagu päris huvitav. Nagu mõndasid külgi meil lihtsalt ei ole. Nagu ärme unustame, et see kolmnurk on nagu kasti sees. Ei tohiks näha seda. See ongi nüüd see sama efekt, et mis esimesena, mis jäi peale, mille me viimasena joonistasime. Selle me nüüd reaalselt joonistasimegi viimasena. See pandigi kõige peale. Aga kui teil depth test on peale keeratud, siis sükest asja ei juhtu. Nii, mis meie järgmine päevakorrapunkt oli? Me oleme saanud 3D kujundit ära. Nüüd räägiks vaatamisest. Teeks nagu meie esimese nagu sükse FPS asja või niimoodi. Vaatamist natukene paremini realiseerida. Siis ma joonistaksin paar asja siia veel juurde. Meie display. Nii. Ma tahaksin kõigepealt liigutada seda kuubikut natukene kaugemale. Panen näiteks 9 peale. Ma tahaksin endale ka maapinna teha, mis saab olema lihtsalt üks nagu hiigelsuur ristkülik. Nii kui meil nagu draw cuboid on olemas, siis meil võiks olla ka draw rectangle. Ja nüüd põhimõtteliselt siit draw cuboidist võime võtta sisendid, sellepärast et kasutame täpselt samu sisendid.
ja põhimõtteliselt meie rectangle või see ristkülik hakkabki välja nägema niimoodi, et me joonistamegi samamoodi diagonaalis, saame 2 punkti ette, ütleme, need on diagonaalpunktid, selle alusel võtame absoluutselt kõik muu. Ja leian, et me võiksime joonistada selle ristküliku Y alusel, mis tähendab, et Y2 meil reaalselt ei olegi vaja. Teeme ta maaga nagu tasapinnaliselt, sest ma tahangi nagu maapinda. Nii. Kell begin. Punkt, kell quad. Kell end. Nüüd siia sisse viskame need vertexid. No, esimene on kõige parem minu arust. Kõikide meie vajadustega sobituma. Y on konstantne, see on see, mis meil sisse tuleb. Ja ülejäänud on lihtsalt nagu joonistamine. Nii, ma loodan, et kõik said selle kirja. Ja nüüd, kui meil on nagu kuubik on ära joonistatud, punkt, draw, rectangle, teeme oma GL-i siia. Nüüd ma teeksin nagu ääretult suure maapinna. Tahaksin, et minu maapind oleks -50. Y. Ma panen maapinna natukene allapoole, et nagu kuubik sealt läbi ei käiks. Ma paneks 2 siia. Sorry, -2. Nii, meie Z. Kui see on seal. Meil tuleb nagu ülalt poolt vaadata või niimoodi. Tahan esimesena joonistada punkti, mis on minust kaugemal. Ja ma panen -50 siia. See on 50, tegelikult oleks võinud 50 size'iks kirjutada lihtsalt, aga okei. See ei oleks seda andmekordust nii palju. Sorry, ja üks asi veel, et me tahaksime oma selle rectangle'i joonistada ennem, kui me hakkame maatriksit keerama. Mis tähendab meie ennem rotation'it. Siin meil on kõik olemas. Ma võin isegi translated'id siit teest nagu kaugemale tõsta. Nüüd selle loogika on see, et siis kui meil nagu maailm on veel muistne ja ammune, mitte midagi ei ole seal muudetud, ühtki tehast ega tööstust ei ole tulnud, siis me teeme selle maapinna ära ja alles siis läheb nagu kogu muu jamps edasi. Ja tahaks teda värvida ka. No maapind, kõik teavad, on roheline. See ei ole B, see on 3D. 3B on muidugi ka ääretult huvitav kontseptsioon, aga meil on 3D. Nii, ja nüüd kui me vaatame seda, siis meil ongi sükene mõnus jalkaplats või niimoodi. Nii. Kas teil on koos seal taga asjad? Maa on üleval. Vaata, näed seda muuta, et siin -2. Kas sul on see 2? Nii, kui sa translate'id. Vaata, sa võtsid sealt ühe selle ära ka Y. Jaa, ühe Y võtsin maa. See peaks muuta. Draw rectangle'is Y2 ei ole. See on 6 sisendiga funktsioon. Nii, küsin niimoodi, kui palju te ei näe sellist pilti? Palun, on kena tõstke oma käsi. Nii, 1, 2, 3, 4, 5. Kas teile üldse läheb tööle? Nüüd sina näed. Selge, teil on 4 tükki järgi. Mida sina näed? Ma olen nurgas 3 nurka. Nurgas 3 nurka. Enne oli see ilus asi, aga nüüd ma ei... Okei, ma ei hakka isegi üritama. Nii. Mis mul võib valesti olla, kui ma 2 panen, siis mul on naked pidi. Kui sa 2 paned, siis sul on maailma õiget pidi. Sul on projektsioon on teist pidi. Ma ei tea, kuidas sa seda tegid. Ma ise imestan samamoodi.
okei, võib-olla sul graafikakaart tõlgendab midagi teistmoodi või nii. Selles suhtes, et OpenGL-is kohe me hakkame nüüd vaatama kaamera kontrolle, kuidas seda vaadata ringi. Ja OpenGL-is on see asi, et kui te kaamerat liigutate, siis te võite kaameramehele öelda, kus on maapind. Ehk missuguse telje ümber või niimoodi. Kui ma ütlen nagu, et maapind on nagu noh, Y-telje peal või niimoodi, see on tema nagu G-telje või niimoodi, siis ta seisabki jalad maas või niimoodi. Tehniliselt me võime kaameramehe panna nagu seina ajal ka seisma. Kui ma ütlen talle näiteks, et see on X-telg on sinu nagu gravitatsioonitelg, siis veel seisab nagu jalad seina peal ja reaalselt vaatategi niimoodi külje peale. See on võimalik teha. Aga nüüd räägime vaatest või niimoodi. Et kui me, no kõik teavad, et meil on kaamera mingisugusel moel, meil on, ta on siin kuskil olemas mingisugune kastike või niimoodi. Kurat, me võtnud ajast kaasa, mida maha seda kahte. Nii. Nii. Ma loen selle katse läbi kukkunuks. Kasutame Painti. Nii. Kui meil on mingisugune kaamera või niimoodi, teeme siia väikse kaamera. Seejärel meie kaamera näeb mingisuguses suunas. See on nagu see on see telg. Või noh, see on üldse nagu koordinaattelg või niimoodi, kuidas tema vaatab asja. Siis on see asi, et kui me tahame kaamerat keerata mingisuguse nurga alusel või niimoodi. Või ütle, kui me räägime esmalt defineerimisest. Meil on kaamera. Kaamerat räägitakse või märgitakse ära nagu kaamera enda positsioon ja see punkt, kuhu sa vaatad. OpenGL ei tunnista seda, et sa ütled, et mis nagu nurga all ma vaatan. Vaid ütlebki niimoodi, et kus sa seisad ja nagu kuhu sa vaatad. Noh, mina vaatan ukse koordinaatidele näiteks. Ja seejärel, kui me tahame nüüd seda kaamera asukohta muuta, siis ilmselgelt positsioon, kus me seisame, jääb samaks. Ja me lihtsalt nagu liigutame seda punkti, mida me vaatame. Ja me kasutame selleks siinust ja koosinust. Kui meil on mingisugune, no kustutan selle ära praegu, et oletame, et meil on see mingisugune koordinaatteljestik või niimoodi. Ja ütleme nüüd niimoodi, et me vaatame, no meie vaatenurk ei ole nagu täpselt enam Z-telje peal, see on väikse nurga all või niimoodi. See on siit on mingisugune kraad või niimoodi. See on meil see X, no X-i me teame antud hetkel. Ja nüüd on niimoodi, et me peame teadma ka oma vaatekaugust, et kui kaugel asub see punkt nagu meie kaamerast kogu aeg. Ütleme, et see on meie range ehk nagu R ja seda me teame ka kogu aeg. Nii, ja seejärel see punkt, mis asub siis kuskil, ma ei tea, ütleme siin. Meil on siis vaja tema nagu X ja Z koordinaati antud hetkel. Ja siis me leiamegi, kui me ütleme, et see telg, mis siit voolab, on meie X-telg, see telg, mis siit läheb, on meie Z-telg, siis põhimõtteliselt meie X-koordinaat on meil põhimõtteliselt see range, see kaugus, mis meil siin on. See on korrutamismärk on. Korda siinus X. Nii. Sealt saame meie selle nagu selle viewpunkti X-i teada ja meie Z-koordinaat siis, mis tuleb meil siis siit külje pealt. Mis tuleb X. Z-koordinaat on samasugune, ainult et koosinusega. Ja Z on meil siis R korda koosinus X. Need on projektsioonid põhimõtteliselt. Teeme lihtsalt nagu. Ma loodan, et nagu kõik teavad, mis asi on siinus ja kõik teavad, mis asi on koosinus. Kui ei tea, siis olge muret, arvuti arutab teie eest. Nii, ja see on meie nagu plaan. Ma loodan, et nagu kõik said aru veel niimoodi. Te võite vabalt küsida, te ei pea olema eestlased. Ja lähme edasi. Nii, ja nüüd meil oleks vaja nagu ühte klassi juurde, mis meil nagu kaamera positsiooni hoiab. Ja selleks ma teengi siia ühe uue klassi,
mille nimi on camera. nii. meie kaameral on terve rida muutujaid. me teame alati, mis on meie X positsioon, kus me ise asume. teame, mis on meie Y positsioon. teame, mis on meie Z positsioon. ma loodan, et kõik said kaamera klassi tehtud üldse. nii. siis alati me teame ka, mis on see meie vaatepunkt, kuhu me vaatame. nii. või noh, nii ja naa teame seda. meie vaatepunkti me suht muudame iga kord, kui me liigume või lihtsalt vaatame teise kohta, sellest ka piisab. ja samuti, et oma vaatepositsiooni üleüldse arvutada või oma seda vaatepunkti üleüldse arvutada, me peame teadma oma nurkasid. palju me vaatame horisontaal teljes või horisontaalis. horisontaalnurk ja palju me vaatame vertikaalis. kui te kujutate ette kera, siis kera pinna ükskõik missugust punkti nagu keskpunkti suhtes saab määrata kahe nurgaga. üks on siis horisontaalkraadid ja teine on vertikaalkraadid, kui palju on. maakera puhul tehakse täpselt sama asja. nii. nüüd ma tahan konstruktorit. kui ma oma kaamera klassi teen, ma tahaksin kõigepealt teada, kus kohas ma olen üldse. kaamera klassi me võtame sisse oma positsiooni. kõik 3 koordinaati. ja see peab tabel olema. ja lisaks oma 3 koordinaadile ma tahan teada ka, mis nurga all ma olen. üks tabel. lühendame veits. ja tabel triangle. nii. nüüd, kui me kaamera teeme, ma tahan kõigepealt oma positsiooni paika lüüa. ütleme kõigepealt, kus kohas me oleme. nii, seejärel paneme oma nurgad paika. nii, ja nüüd, kui meil on nagu kõik asjad on paigas, seejärel me tahame nagu välja arvutada, mis on nüüd see vaatepunkt, kuhu me hakkame vaatama. meil on palju kergem on nagu maksta või arveldada kraadides, kui meil on nagu arveldada nagu koordinaatides või niimoodi. siia lõppu tahan ühte uut funktsiooni juurde. saab meil nimeks correct view. selle me teeme nüüd kohe, kui meil on see konstruktor lõpetab. ja nüüd on küsimus, et mis asi on correct view? Correct view on funktsioon, millega me siis leiamegi omale need sobivad nurgad. nii. kuidas meil oli? ma igaks juhuks uurin siit üle.
6 ei pane. Sorry, mängime teiste telgede peal, ütleme, et meie X on koosinusega arvutatud. Muidugi see on igaühe oma maitse, aga siis ongi see, et te peate nagu jätkuvalt jätkama seda ka liikumise suunas. Ja teeme niimoodi, et siin on koosinus ja siin on siinus. Nii. Nüüd võtame ette oma esimese punkti, milleks ongi meil view X. Meie view X on meie vaateraadius. Okei, lepime kokku vaateraadiuse. Teeme juurde siia kõige ülesse ühe uue muuttöö. Teeme konstandiks. Final. Ta on meil double. Ja me anname meil nimeks range. Anname view range. Natuke väljendab paremini, milleks see vajalik on. Teeme, et see on meil 2. Seal on kirjutasin kõige üles nüüd, kaamera klassi. Nii. Seejärel meie view X võrdub meie view range korda. Me leppisime kokku koosinus. Koosinus on meie vertikaalne nurk. Vertical angle. Ja nüüd, sorry, see ei ole lihtsalt koosinus, kuna me kasutame Javat, siis meil on math.koosinus. Siukene asi. See siin. Kasutame matemaatikaklaasis sellist asja ära. Nüüd, meil on üks väikene probleem, et meie enda, meie arveldame kraadides. Koosinusfunktsioon on ehitatud radiaanide peale, mis tähendab, et me peame ühe pisikese teisenduse tegema. Ja meil on vajas sükest asja. Me peame ta läbi korrutama. See ongi üks jagatud. Ma vaatan, kas matemaatikaklassil on pi olemas, kui ei ole, siis me võtame kohe konstandi. Näed, pi on tõesti olemas. Pi tuleb jagada 180-ga. Pi on double, väga hea. Nii, ma toon selle siia ettepoole, siis meil on mugav melgida. Nii, see ongi koosinus korda, või koosinuses see nurk, mis meil on, teisendame ta radiaanideks. See tähendab, et meil tuleb pi jagata 120-ga. Siis me saame teha oma vertical angle'i radiaanideks. Nii. Punkt. View Z. Kuna ärme unustame, me ei pane Y-it sellepärast, et Y on meil kõrgus. Antud hetkel me tegutseme horisontaalis. Nii. Tema on meil view range. Math.sinus. Nii, asi on jälle sama, vertikaalnurk. Nii, vertical angle. Korda sama, pi jagatud 180. Tuleb, nii. Nii, ja need on meil olemas. Kuna nüüd esimesel puhul, kuna ma tahan lihtsalt meil nagu horisontaaltasandil seda nurka liigutama saada, siis me esialgu ütleme lihtsalt, et see Y sellel view, kuhu me vaatame, view Y saab olema sama kõrge kui lihtsalt me ise asume. Me vaatamegi nagu horisontaaltasandil. Natuke aja pärast näitan ka, kuidas Y-t arvutada. Siin tuleb väikene muudatus teha. Ja natuke teistmoodi mõelda. Nii. Nüüd järgmine asi on see, et me tahaksime oma nurka liigutada. Meil võiks olla, kas ma mõtlen nüüd, kõigepealt loomulikult üks funktsioon. Tegelikult ma tahaks, jah.
teeme parem niimoodi. Võtame siit horisontal angle, peaks olema praegu selline ja paneme getterid ja setterid kohe paika. Jah, ma ei mäleta seda shortcut'i. Nii. Ma tahan nüüd mõlemale setterit. Horisontal angle'ile või ka vertical angle'ile. Võime lihtsalt siin angle, oi kurat. Mis seda angle mul on? Nii. Ma tahan getteri ümber kirjutada. Get vertical angle. Seda meil läheb kohe vaja. Nii. Paneks paika mõned reeglid. Et kui me hakkame oma horisontaalnurka nagu muutma või niimoodi, siis teeme niimoodi, et ta jääb meil alati kuskil 0 ja 360 kraadi vahel või niimoodi. Kui nagu väga palju keegi keerab või niimoodi, siis me säästame lihtsalt nagu arvutusvõimsust selle pealt ja me võime nagu rõõmsad olla asjaolu üle, meil nagu arv ei lähe mitte kunagi liiga suureks, et ta ei mahu ära enam. Teeme siukse asja, if angle on väiksem kui 0. See angle, me paneme talle lihtsalt 360 kraadi juurde. Set horizontal angle. Ja. Ja kui angle on suurem kui 360 kraadi, siis teeme siukse pulli, et võtame talt maha selle lihtsalt. Nii, seejärel vertikaalnurgale ma paneksin ka mõned piirangud peale. Ma ei taha, et ta läheks nagu üle 90 kraadi esialgu. Ma võtan väikse varuga. If angle on suurem kui 89 kraadi, siis angle on 89 kraadi. Me ei vaidle selle üle. Ma ei taha üldse. Ja kui angle on väiksem kui -89 kraadi, siis ma tahan, et ta oleks ikkagi 89. Nii, need on meie setterid. Ja ma vaatan, mõned inimesed veel kirjutavad. Okei, ja nüüd plaan ongi järgmine see, me defineerime ära oma key code'id, mille alusel me hakkame nagu oma sisendit võtma. Me tahame teha nagu liikumise või niimoodi. Public void. Ja set key. Teeme nüüd uue funktsiooni jälle. Ja puhtalt selleks, me teaksime nagu, mida kasutaja meilt nagu tahab. Ja sellesse uus funktsioon saab meil olema üks suur switch lause, kus me nagu inputi käime läbi ja vaatame, mis tal nagu on. Nüüd esimene asi, mida me tahaksime, et meil kas input oleks nüüd look to the left or look to the right. Sellepärast me esimesena asjana tahame nagu ringi vaadata. Meil antud hetkel neid muutujaid veel ei ole, kohe teeme. Nii. Key vastuvõtmine on meil olemas. Teeme need muutujad, need konstandid, look left ja look right. Kuna ma tahaks liikuda esialgu nooltega, ma üritasin hiirega ka saada liikumist käima. Aga ta mingi moel jäi nagu veits glitchi. Ta alati ei registreerin nagu normaalselt seda. Ilmselt tuleb kasutada mingisugust muud OpenGL-i Newti ennast.
näiteks. Ma eeldan, et see võib olla lahendus. Nii, look left. Meie vasak klahv kannab väärtus 37. See on nüüd vasak noole klahv. Ma loodan, et keegi ei ole oma arvutiga hooletult ringi käinud ja kõik klahvid on endiselt alles. (7,89) on meie paremale vaatamise klahv. Nii. Ja nüüd on see, et kui meil key tuleb sisse või niimoodi, me muudame oma vaadet, siis jällegi meil on vaja oma vaatepunkt ümber arvutada. Ja see on see correct view jälle. Nii et liigume kõige alla, kus meil accept key on. Kohe, kui meil switch ära lõpeb, laks kirja ja correct view. Siia. Nii, nüüd hakkame rääkima sellest. Tegelikult siin ei ole midagi väga rääkida. Kui me tahame vaadata vasakule, siis me võtame lihtsalt endal kraadi maha. Mis on? Set horizontal angle ja see uus nurk, mis me siia asemele paneme. Get horizontal angle, minus 1. On sükene moodustus, mis me viskame siia importi. Kui tahame paremale vaadata, siis me ajame lihtsalt kraadi võrra suuremaks. Nii, look to the left, look to the right. Lihtsalt mängime oma horisontaalnurgaga. Kutsume välja correct view ja see teeb nüüd meie jaoks nagu kõik ära. Nii, ma loodan, et kõik said nagu kätte. Ja ma näitan teile, kus me nagu selle key sisse võtame või niimoodi. Kui me läheme tagasi oma artisti juurde, kes meil on nagu süüdi kõiges joonistamises, siis kui me tegime nagu endale OpenGL-i ära, siis ma tahaks endale ühte kaamerat ka. Kõigepealt meil võiks olla nüüd artisti klassis. Vahetasime klassi, igaks juhuks märgin ära. Artisti klassis on meil kaamera, see on lihtsalt kaamera või niimoodi. Kui me uue OpenGL-i teeme, et meil nagu kõik on juba okei, vinks ja vonks, siis me võiksime endale uue kaamera ka teha. Ja meie kaamera võrdub siin new kaamera. Nii kaamerale peab panema algse positsiooni. Ta võiks olla meil 0 punktis alustada, aga maapinnast veits kõrgemal. Ja teeme niimoodi, et horisontaalnurgas vaatab ta 270 kraadi ja vertikaalnurgas ta ei vaata kuhugile. Otse ette ühesõnaga. Põhimõtteliselt pöörame, teeme nii-öelda 3/4 tiiru peale ära. See on selleks, et kuidas me arvutame neid asju praegu. Et kui me paneksin 0, siis me vaatame täpselt enam-vähem vastupidises suunas, kus on meie see kuubik, mis meil peaks pöörlema. Nii nüüd, kui me oleme kaamera ära teinud, kui OpenGL käima läheb, siis järgmine asi on see, et kui me tahame sisendit võtta. Mäletate, me tegime sisendi võtmise funktsiooni ära. Kerime allapoole, meil peaks siin olema üks funktsioon, mille nimi on keyPressed. Otsige artisti klassist, kerige natuke allapoole. Siuke funktsioon nagu keyPressed, täiesti olemas seal. Ja siin me teeme sellise asja, näete, meil tuleb sisse key event, mis kannab nime argument 0. Argument 0-il on siuke väga hea omadus. Me saame küsida key code'i. Et mis on selle klahvi kood, mida alla vajutati. Mäletate, eelmine kord me panime 2 koodi kirja, 37 ja 39, need on meie noole klahvid. Nüüd tahame selle asja kaamerasse sisse sööta. Kus meie kaamera on? Punkt. Kas see oli? Ahaa, see oli accept key. Nii. Ja nüüd tahame selle key code'i talle sisse sööta. Ja nüüd on üks final asi veel.
et lähme tagasi meie kaamera klassi. Kui meil nagu kõik asjad on siin olemas. Teeme igasugused, arvutame kõik X asjad ära või niimoodi, siis meil on ühte funktsiooni veel vaja. Üks funktsioon. Public void. Ja see on nüüd see, et me paneme nagu kaamera maha reaalselt sellesse õigesse kohta. Ja ma arvan, et me võiksimegi talle nimeks anda set camera. Tundub praegu nagu kõige loogilisem. Ja kaamerasse peame oma selle GLU sisse tulistama. See on nüüd meie selle kaamera operaator või niimoodi. Ja nüüd ongi. Meie kaamera operaatorile tuleb öelda, et davai, pane kaamera maha. Ootan üle, mis käsk see oli. GLU look at. Ups. Nii. GLU look. Et. Nii. Nüüd need esimesed 3 koordinaati on see, kus meie kaamera reaalselt seisab. No, see on lihtne ju. Meie positsioon X. Meie positsioon, mis see oli? Meie positsioon Y. Kes punkt? Meie positsioon Z. Anna mulle järgmine rida. Nii, meie järgmised 3 parameetrit on see, kus meie vaatepunkt on. View X. View Y. View Z. Nüüd, ja meie viimased 3 parameetrit on nüüd see, kus meie kaamera mehele nagu gravitatsioon mõjub, kus me tahame, et ta seisab maapõrandal, seina peal või laes näiteks hoopis. Kõik on võimalik. Või hoopis kuskil seal vahepeal. Nii, seina peal ma ei taha, et ta seisab. Kindlasti mitte. Muud moodi seina peal. Ei. Aga Y puhul ma tahan, et ta seisaks, siin oleks 1. Viimased 3 parameetrit on meil 0, 1, 0. This is on purpose. Nii. Nüüd sai vist kõik kirja, mis pidi kirja saama. Nii, ja nüüd on meil artisti, on vaja nüüd see set camera kirja panna. Et nüüd meie, sellega teha ainult. Nii, kohe, kui meil on GLOad identity tehtud, meil on model view matrix on paigas, täpselt seal, kus ta olema peab. Siis nüüd teeme sellise asja. Ei. Punkt kamera. Set kamera. Viskame oma GLU siia sisse, mis meil on olemas. Ja sellest peakski piisama praegu. Nii, paneme käima ja vaatame, kas asi lendab õhku või mitte. Kas ma liigutada saan? Vaatame teises suunas. Kui ma 0 vaatan. Noh, kus sa oled? Ma tean, see kuubik on siin kuskil. Okei, tundub, et ma olen midagi natukene valesti arvutanud kuskilt. Tõenäoliselt siin. Paigas. Okei, ma proovin sisse tuua natukene asja. Vaatame, kuidas see töötab. Sellepärast ma vihkangi klassi ees nagu programmist või niimoodi. Mingi üks pisikene asi läheb kuskilt viltu. Kogu asi on nahkas. Nii, me arutasime seda. Nii. Okei, ma kirjutan selle ümber. Kas asi võib olla pi teisenduses?
Come on. See on küll veidike piinlik. Kas on kõik õiged? Sama viga, mis enne. Kui me paneme kaamera maha, siis mõelge sellele, et kui me kaamerat liigutame, siis ka meie vaatepunkt liigub. Siin, kus me paneme neid vaatepunkte peale, peaks olema selline asi nagu position X liita view X. Position Y liita view Y. View Z. See on see sama point, et mis see on, me ütlesime, et meie vaatepunkt asub kaamerast nagu 2 ühikut või niimoodi, ütleme, et mina olen kaamera, kui ma astun edasi, pean seda ka vaatepunkti edasi liigutama. Kuigi ma ei arva, et see siin praegu nii väga määravaks sai, aga ma seda olen näha. Nii, kas on ikka sama probleem? Nii, teen ühe asja veel kontrollimiseks. Nii, kus ta on? Nii, kui ma joonistan maapinna, siis ma joonistan maapinna peale ka ühe tee. Saame kohe aru, kus probleemid hakkavad. Ei pole võimalik. Päris ei tasu, et kui te joonistate nagu 2 kihti või niimoodi, ärge neid päris samadele koordinaatidele pange, nad hakkavad glitchima oma vahel. Nii, ma tahan, et tuleks ilek teine peal. -10. Nii. Selge. Kelle peale vaadata ei saa. Kind of weird läks see. Nii, see ei ole enam 70, see on näiteks. Peaksime vaatama samas suunas. Vau, see on ka päris huvitav. No nii. Kellelgi ei tule mingit ideed, mida me võisime unustada. Nagu absoluutselt mitte midagi ei muutu praegu. Correct view on olemas. Mis toimub? Okei, ma saan lihtsalt ära nullin. Samal tasapinnal. Ja nagu see aitas jälle palju. Nii, mis siin siis on? Siin meie probleem on. Kui me arvutasime, siis me arvutasime vertikaalnurgaga, mitte horisontaalnurgaga. See oli tegelikult tähelepanu harjutus, ma olen väga pettunud, et keegi ei näinud seda.
selle võime lihtsalt rahulikult tagasi panna. Teeme õigesti. Nii. Oh, en näe, kuidas on kuidagi tuttav. Klaafid oleks nagu vastas suunas. Ja nüüd on õiget pidi. Nii, kus meie väikene kuubikukene on? Kus sa oled? Näed, seal sa oledki. Nii, väga ilus. Nii, kas kõik said oma nooleklahvid tööle? Näed, correct views on siuke asi, vaata, me kogemata arvutasime vertikaalnurga abil horisontaalkraade. Siin peab olema horizontal angle. See on, me vaatame ju niimoodi. Nagu seda oleks tarvis, kui olen üks tõesti interneti tarbib, saaks nagu kitti selle asja üles liitida. Saate nagu otse veebist vaadata. Ja nüüd, kui meil on see nagu olemas, me saame nagu külgede peale vaadata, siis me tahaksime nagu ülesse ja alla ka vaadata. Ja siin, noh, järjekordselt meil on vaja klahve selleks. Et selle võib vist ära koristada. Nii. Vaat see switch'is seal mõtles ka midagi? Ei, siin on sama. Set horizontal angle ja set horizontal angle. Aga vaata lihtsalt, et ma siin ketin horizontal angle ja panen ühe juurde ühele puhul. Teisel puhul võtan ühe maha. Nii. Ja nüüd ma tahan kahte klahvi juurde. See oleks see klahv, millega me vaatame ülesse, millega me vaatame alla. Loomulik. Ma nüüd kirjutan neid kaamera klassi kõige ülesse. Look up. Look up on meil 38. Ja look down. Me 39. Ei, 40, sorry. 40 on alla vaatamise klahv. Ja nüüd, kui meil need on olemas, nüüd meil tuleks need nagu switchi juurde lisada. Nii, siin on switchikese ülesse. Nii, siin on meie accept key. Vaatame ülesse. This punkt. Nüüd on meil vertical angle. Set vertical angle. Get. No, vertical angle. Ja kui me vaatame ülesse, siis meie vertikaalne nurk suureneb. Anname siit ühe võrra näiteks. Nii, meie vertikaalnurgad on ära arvutatud või noh, on ära muudetud. Alla vaatamisel vähemaks, ülesse vaatamisel rohkem. Ja nüüd on see, et mäletate, eelmine kord me correct views Y-e lihtsalt panime tuimalt nulliks. Nüüd me natukene muudame seda ümber. Et meie, kus sa nüüd oled? Et meie Y-it ma tahan arvutada siinusega. Sellepärast, et mõtleme sellele, kui me oleks jälle siin nüüd mingisugune selline asi, noh, see on meie Y, palju ta Y-is nüüd on, siis pole midagi näha. Nii, igatahes point on see, kui meil on nagu selline tasand niimoodi, noh, nurk läheb niimoodi, siis meie siinus on ju see külg, jagastub see, minu arust, jaa, on küll. Ja siis tegutseme vastavalt. Meie view range.
on meil korda. Ups, väga hea. Tähelepanu, harjutus töötas. Nii, ja nüüd me teeme vertikaalnurgaga. Vertical angle. Ja kasutame seda samat radiaani teisendust, mis meil siin on. Nii, ma toon natuke allapoole, et meil oleks mugavam jälgida. Nii, ja nüüd on see, et me saame oma view Y-ga kätte. Aga nüüd on point on see, kui meil nagu Y tõuseb või langeb, tegelikult tuleb ka lähemale. Sellepärast, et see, mis siin on konstantne, selle alusel me arvutame. Aga kui arvestades näiteks see siin on kuhugile tulnud, siis see osa, mis meil siin jääb, on väärnud. Ja selle alusel me arvutame ju X-i ja Z-i. Ja nüüd meil on vaja X-i ja Z-i arvutada selle alusel, mis siin on. Ja seda riba, mis siin on, võtame välja kooslusega. See on meie range 2. Meil on vaja siia ühte uut muutujat. Double. Ja see on, paneme näiteks correct view range. Algus, teeme algväärtustamisega ära. Nii. Kui meil on Y arvutatud, siis meil on vaja oma correct view range'i. Control space'iga saab nagu kiiremini, kui teil on osa juba ära kirjutatud. Võrdub see samune view range, mis me oleme endale ära deklareerinud. Ja me läheme koosinuse peale. Ja this punkt vertical angle. Ja teeme selle rõõmsalt jälle, teeme selle rõõmsalt jälle radiaanidesse. Muidu see asi ei taha arvutada. Nii, ja nüüd kui me arvutame X ja Z-i, siis me peame nüüd selle parandatud view range'i alusel arvutama. Sest vastasel juhul nad tulevad teised arvud. Ja meie ei salli teisi arve. Ja need alumised view range'id, mis nüüd X ja Z-i puhul vahetame ära. Nii. Selline jääb nüüd meie parandatud correct view funktsioon. Ja sellisena ta jääbki. Siia otsa saab liikumise ka teha. Kurat, kell on nii palju juba. Nii, kui me selle käima paneme, siis nüüd me saame vaadata kõrvale. Saame vaadata ülesse. Me saame vaadata alla. Mis ülesse alla need numbrid? Ülesse on 38-40. Jah, ülesse on 38, alla on 40. Vaata, kui sul klaviatuur on, saad siit hakata lugema. See, mis jääb sinu poole, see on 37, 38, 39, 40. Niimoodi on need koodid. Te peate haigeid asju tegema, et siuksed asjad meelde jääksid. Aga jah. Okei. Ma tahaksin teile liikumist ka demonstreerida. Ma kardan, et me ei jõua. Ja ma räägin ära selle teooria, mis selle taga on. Liikumist me arvutame tegelikult täpselt samamoodi, nagu me arvutasime neid vaatepunkti või niimoodi. Põhimõtteliselt meie liikumine ei olegi midagi muud tegelikult, kui see vaatepunkt, see X ja Z, mis meil on välja arvutatud. Me lihtsalt lähme sinna kohale ja arvutame endale uued X ja Z-id välja. Nii palju sellest on tegelikult. Et kui nagu täpsemalt vaadata, kuidas see arvutus käib, siis ma näitan siit ära, mis mul on eelnevalt valmis kirjutatud. Kus ta on? Aha. Kui oleme case forward, kui oleme edasi, siis meie positsioon X. Ja nüüd meenutame seda, et me ei arvuta uut positsioon X-i, me liidame talle nagu juurde niimoodi. On see, et kui kähku ma tahan kõndida, korda siis minu horisontaalnurga koosinus. Ma tean, et mis suunas ma vaatan ja ma tean, kui palju on see raadius, palju ma tahan kõndida.
ja siis see määrabki mulle, mis on nagu minu uus X ja mis on minu uus Z. kui me tahame nagu otse edasi astuda, teame oma seda horisontaalnurka, siis me lihtsalt liidame nagu juurde. siin on nagu näha liitmist tehtud mõlemal, nii X-il kui Z-il. kui me tahame tagasi astuda, siis on ilmselgelt, võtame maha. kui me tahame külje peale minna, no see on natuke teistmoodi, kui me tahame minna näiteks paremale, siis me võime sellist asja mõelda, et me keerame oma horisontaalnurga 90 kraadi paremale ja lähme nagu seal suunas edasi. Vasaku poolega täpselt samamoodi, keerame 90 kraadi vasakule, põhimõtteliselt nagu lähme seal suunas edasi, jälle liitmistehe. Nii, kas kellelgi on mingisuguseid küsimusi, mida tahaks küsida? Põhimõtteliselt nagu täpselt samamoodi, täpselt sama idee alusel nagu käis liikumine, käib ka tulistamine. kui meil on, ma näitan seda valmist, kui meil see on olemas, noh, siis tulistamine käib täpselt samamoodi, et kuul algab meist endast, meie enda punktist, ma tean, mis on minu horisontaalnurk, täpselt samamoodi nagu ma arvutasin oma view X ja view Z-i, ma arvutan edasi nagu järgmise punkti, kus kuul peaks olema, nagu järgmise stepi ajal või niimoodi. Nagu kuuli ühte seda steppi, ma loendasin meie selle artisti koha pealt, et iga kord, kui nagu display funktsioon käib läbi, et see ongi meie üks tikk. See on nagu üks gain tikk. Aga see on tegelikult halb mõte. Sellepärast, et see tähendab seda, et sinu laskekiirus sõltub sinu arvuti võimsusest. See on näiteks pärast kõik teedased selline kaasulemas. Need, kelle arvuti võimsus on, lihtsalt lasevad kiiremini. Ja nendel on ebavõrdne eelis. Ja need, kelle on aeglasem, no need ilmselt ei lase üldse. Nii. Põhimõtteliselt ongi nagu kogu pull käib nagu selle peal. Ma kardan, et täna tõesti rohkem ei jõua, kuigi ma oleks tahtnud ära näidata teile liikumise ja laskmise ka veel. Aga okei. Kas kellelgi on küsimusi, kas tahate mingisugusel teemal rääkida? Selge, kõik tahavad koju minna. Okei, ma rahuldan teie soovi. Aga sellega on siis, koolitus on praeguseks lõppenud või niimoodi. Et küsimusi võib esitada siis nagu erik.soekov@gmail.com, et ma vastan, kui keegi soovib midagi küsida. Noh, OpenGL-i kohta näiteks, DirectX-i kohta ma väga vastata ei oska, seda ma ei ole nii palju teinud. Aga jah, või noh, organisatsiooniga näiteks liituda või mingisugust muud asja teha. Aga sellega on kõik, kenad koduteed teile ja olge mõnusad.